Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused. Rainer Kaljumäe, kuidas kommenteerid oma esitust? Esitus oli täna suhteliselt kehva, et tunne oli küll enne mängu päris hea, aga ei suutnud, minna vastase tempoga kaasa, ei suutnud teha, taktikaliselt vajalikke muudatusi mängus, mis oleks võib-olla potentsiaalselt edu toonud ja vaimselt oli selline mingi hetk, kui tunne, mängu alguses oli tunne hea ja siis ei saanud nagu järjest päris pikalt punkte, siis tekkis natuke selline mentaalne plokk ja mäng nagu natuke varises kokku. Kas oma osa võib ka mängida harjumatus nagu kohaneda suurte saalidega ja erinevad vastased, mida Eestis nagu tihtipeale ei ole saada, et kas see võib mängida rolli mängus kohanemisel? Absoluutselt, et vastased on teravad, vastased on kiired, vastased on, tegemist oli vasakukäelise mängijaga, mis on juba iseenesest natuke ebamugav, oli väga petterikas mängija ja no saal, natuke ikkagi on mul kogemus suurtes saalides mängida, aga peab tunnistama, et see on ikkagi hoopis teine maailm, kui mängida kuskil väikses kasvuhoones. Kuidas üldse hindad nagu Eesti võistkonna ettevalmistust selleks Euroopa meistrivõistlusteks, et kas on tehtud piisavalt tööd ja kuidas arvad võimalustega ennast vormi viia nii tähtsateks võistlusteks? Eesti süsteemile omaselt, kus on meil siis väga klubisüsteem, siis on iga mängija arendamine on nagu klubide õlul ja koondise töö on minimaalne. Et sellest tulenevalt on ka meil alati tiimivõistlustel raskusi konkurentsis olemisega. Ühest küljest me oleme küll väga väike riik, see on tõsi, ja meil nii palju mängijaid kokku saada on nagu raske, aga sellegi poolest peaks rohkem tegema tööd koondisega koos mingisuguse tiimiga, kus on Eesti parimad mängijad, et võtta sellest sisemisest konkurentsist nagu maksimum. Kuidas meeldib Basel? Basel on mõnus, aga kallis. Ja korraldus siin võistlustel on nagu nii kõrgetasemelise turniirile omaselt väga hea loomulikult ja kõik on tipp-topp. See oli Rainer Kaljumäe, Eesti teine mees üksik. Aitäh!